Eesti meistritiitli puhul ja palju õnne ka Eesti meistrivõistluste uue rekordi puhul naiste golfi löögimängus. Aitäh! No nagu näha emotsioonidest, kuigi need on sul kogu aeg käivad ikkagi korralikult ja pigem positiivse poole peal, siis see oli üks tore nädalavahetus. Oli tõesti, ma mängisin 3 päeva head golfi. Teisel päeval natuke putid ei kukkunud ja täna oli ka siuke so-so, aga kokkuvõttes kõik väga hästi. Oskad sa kuidagi natuke täpsemalt veel kirjeldada, et kuidas see golfimäng sul nüüd täpselt sellel kalendri hetkel on jõudnud sellisesse kohta olukorras, kus taust on ju ikkagi selline keeruline aasta pigem? Jaa, no ma olin vigastatud siuke 10,5 kuud, peaaegu 11 kuud, et ma olin golfis päris kaua eemal. Ma sain lähimängu teha, aga lüüa ei saanud, sest mul oli õlaga probleeme. Aga siis ma tulin Eestisse tagasi ja siis eks Estam oligi enam-vähem esimene nagu siuke korralik ring, mis ma mängisin. Et selles suhtes ma olen siin terve suve üritanud vaikselt pusida ja lähimänguga vaeva näinud, et saaks skoorida ja löön natuke rahulikumalt ja tuleb kõik hästi välja. Mis see tuleviku perspektiiv on, mõeldes kas või selle sama tervise peale? No mul on USAs 1 aasta veel, et ma teen magistri ka selle ära ja saan mängida, kuna ma olin eelmine aasta vigastatud ja peale seda eks ma vaikselt mõtlen treeneri ameti peale. Nii et pigem annad mõista, et me nüüd ei näe sind jahtimas sellist tippgolfari karjääri? Tippgolfari karjääri võib-olla mitte jah, et mul on see keha natuke liiga haige selle jaoks, et mul on neid vigastusi ikkagi kuhjaga olnud, aga selles suhtes golf on mul südamelähedane asi ja eks ma tahan sellega edasi ikkagi tegeleda. Kas täna kuskil nagu ärevaks ka läks? No tegelikult justkui siit kabiinist kommenteerides ja tulemusi vaadates, tegelikult ju ei läinud, aga üldpildis kuskil golfimängus on alati mingid keerukused. Ei, eks mul tegelikult see golf hakkas paremaks siis minema, kui ma ennast ei lasknud ärevaks minna, et täna nagu mul ei olnud seda ärevushetke, ma lihtsalt 16 rada tegin halva avalöögi, aga tulin sealt ilusasti bogiga maha, et ärevaks ei läinud jah. No korraliku märgi igatahes panid maha parriga lõpetada 3 päeva kokkuvõttes, nii et ma ei tea, on see kuidagi sul üldse mõttes olnud ka, et võiks sellised tähised nihutada ikkagi sellisesse kohta, kus plussmärke ei ole võidu tulemuse ees? Ja, no ma tegelikult Niitvele karikal ka juba eelmise võistluse mängisin täpselt paari, et eks ta mul see eesmärk on, aga mul jah 2 päeva väga see putt ei kukkunud, et nüüd ma viimasel rajal tegin õnneks hea pöördi, et siis sain paari tagasi, aga jah, et järgmine eesmärk on see, et alla paari ikkagi 3 päeva. Palju õnne, see jääb siis järgmisse aastasse, ma loodan. Ja, aitäh! Nii, naudi!